Mina olen Signe, jätkuvalt. Ma üldiselt räägin suhteliselt kõva häälega ka, nii et no siis on, kui ma räägin niimoodi, võib-olla veel paremini kuulda. Aga kuna on filmi vaja, siis ei saa. Siis ma räägin lihtsalt kõvema häälega mikrofoni. Nii, ühesõnaga, minu tänane teema on jätkuvalt maastikuelemendid ökoalad. Ehk ühesõnaga, tegelikult me oleme seda teemat juba siin varasemalt rääkinud korduvalt. Ma olen rääkinud seda küll tunduvalt lühemalt. Täna mul on plaanis rääkida tunduvalt pikemalt. Et räägime niimoodi, et see asi teil selgeks saab ja te oskate ka taotlejaid kliente juhendada. Nii, aga millest täna juttu tuleb? Teemad on seina peal. Kas teie üldse siit näete, et äkki ma lähen natukene külje peale? Enne nägid? Aga siin need võib-olla nüüd teised näevad jälle paremini. Nii, ühesõnaga, räägin, mis asjad on ökoalad? Kust tuleb selline nõue? Mis asjad on säilitatavad maastikuelemendid? Mis asjad saavad olla üldse säilitatavad maastikuelemendid? Mida taotlejad deklareerima hakkavad ja kuidas nad siis neid avaldusi esitama hakkavad? Et need on need tänased teemad. Siin hommikupoolses osas räägiti tegelikult juba päris palju neid teemasid ära. Aga no siis räägime nüüd lihtsalt süvendatumalt. Kui on küsimusi, küsige kohe, andke kohe märku, seletan, räägin. Ühesõnaga, kindlasti julgelt küsige. Kas te saate ise juba aru sellest? Jah, mina saan aru. See ettekanne siin või see koolitus on mul vist 12. Ja. No ütleme, et aru sain ma juba põhimõtteliselt siis, kui ma teist koolitust tegin. Nii, aga nüüd järgmised slaidid tulevad teile juba tegelikult tõenäoliselt päris tuttavad ette. Ehk ühesõnaga seda räägiti teile siin ka selles hommikupoolses osas, nii palju kui ma ise kuulda jõudsin. Ehk kust tulevad üldse see nõue nende ökoalade jaoks? See tuleneb sellest kliimat ja keskkonda säästvatest põllumajandustavadest. Ja selle toetuse rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis siia on ka välja toodud. Ja seal on öeldud, et seal on õigemini 3 nõuet, mida siis taotlejad peavad täitma, kui nad taotlevad ÜPT-d. Neist esimene on põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, püsirohumaa säilitamine on teine ja 3. ongi siis ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade olemasolu. Mina räägin ainult sellest 3. punktist. Esimesest 2 ma rääkima ei hakka. Teile natukene esimesest 2 räägiti hommikul. Need ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad, need ongi nüüd sellised alad, mille eesmärk olekski siis kaitsta elurikkust põllumajanduslikes majapidamistes. Ja siia on ka välja toodud sellest samast määrusest, mida nad siis või mis need siis olema peaksid, ehk kesa ja maastikuelemendid. No muidugi siia selle kesa juurde käivad ka siis need teised harimispraktikad, nagu on need iblikõielised ja madalmets. Aga siia on need niimoodi välja toodud. Kui nüüd taotleja ei ole vabastatud ökoala nõuetest, ehk siis ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alade näitamisest, siis ta peab panema kirja 5% oma põllumaast ökoaladena. Ja ökoalad, nagu ka siin hommikupoole oli korduvalt öeldud, saavad olla ainult põllukultuuridel. Ehk taotlejal võib olla väga palju püsirohumaid ja püsirohumaadel võib olla igasuguseid kivihunnikuid ja nii edasi, aga need ei lähe taotlejal arvesse ökoaladena, kindlasti kohe mitte. Tuleb nüüd mängu see, et kas nad lähevad arvesse säilitatava maastikuelemendina. See on nüüd hoopis teine küsimus, aga ökoaladena ta seda näidata ei saa. Harimispraktikatest teile räägiti ka siin enne juba. Et seega minu siin see esimene osa jääb selle võrra natukene lühemaks, kuna see juba räägiti enne kõik ära.
Harimispraktikaid, nagu ka hommikul poole või enne lõunat teile öeldi, et need on siis kesa, lühikese raieringiga madalmets ja liblikõielised. Sellest siin pikalt teile räägiti, saite küsida. Kui on küsimusi veel, võib-olla oskan ma vastata nendele, võite julgelt küsida. Aga siia on siis välja toodud ka need, et mis need kultuurid on. Minul on kolmas küsimus selle viimase punkti kohta, et kuidas sellega siis on, kas puhas külvina või võib ka segu külvina? Seda minu teada enne siin arutati enne lõunat. Näiteks, kui ma panen põllukõrvitsad, siis tuulte ja külmade kaitseks on väga hea, kui ma panen talle sinna heki ette kas või vaatan siit praegu, miks mitte rupiini või uba kasutada. No, siis on nüüd niimoodi tegelikult... Jah, aga siis on ju tegelikult niimoodi, et see kirjeldus, mida sa praegu ütlesid, tähendab seda, et sul on nii-öelda mingisugune teine põld seal näiteks heki taga. Et see... Teengi nagu loodusliku heki selle sama rupiini. Ja, aga siis on selles mõttes, et siis on ju tegelikult niimoodi, et kui ta moodustab eraldi põllu, siis on ju kõik okei. Ma teen ridade vahele. Kas või teatud maal, seal 70 meetri. No seda niimoodi seda saab üle täpsustada. Otsest saad omavahel ühendada nagu kartulivaod. No siis on variant jah, et kui muud moodi ei saa, tegelikult see ei ole ju siin ju mingisugune segu, vaid siis on ju tegelikult see, et sul on 2 erinevat kultuuri seal. Ja tegelikult selle kirjelduse järgi mina ütleks pigem see, et peaks panema 2 põldu kirja. 2 erineva kultuuriga põllud kirja. On küsimusi veel äkki selle kohta? Lähme edasi. Ka seda järgnevat teemat teile juba näidati, et millised on need vabastused ökoala nõuetest. Ega siin minul midagi erinevat kirjas ei ole. Külmaga ma tahan öelda praegu siin selle kohta see viimane punkt, väiketootjate erisus. Kuna need väiketootjaks, kes hakkavad, see nii-öelda antakse taotlejale valida alles 15. augustiks. Et tegelikult on see, et taotlused ju tegelikult esitatakse ära juba maikuus. Ja taotlusi aega muuta on 15. 16. juunini. Sõltuvalt siis seda, et mis see nii-öelda kuupäev järgmine aasta on. Ehk tegelikult taotlejad järgmine aasta peaksid mõtlema selle peale, et kui nad ei ole just täiesti kindlad, et nad hakkavad nii-öelda või liituvad väiketootja skeemiga, siis nad peaksid need ökoalad järgmisel aastal ikkagi kirja panema. Kui nad nüüd otsustavad suve lõpus või nii-öelda augustis õigemini, et nad hakkavad väiketootjateks, siis on kõik okei tegelikult. Aga kui nad otsustavad siis, et nad väiketootjaks ei hakka ja neil on ökoalad kirja panemata, siis ei ole ta nõuetele, ei täida nii-öelda vastavaid nõudeid. Jah, seda küll. Siis ta nii-öelda peab vaatama juba seda, et kui ta jääb alla 15 hektari, siis ta ei pea neid ökoalasid kirja panema. Aga võib olla ka selliseid taotlejaid, kes on näiteks põld on näiteks 15,5 hektarit ja ta otsustab, et ikkagi ta tahab hakata või tahab liituda väiketootjate skeemiga, siis ta peab arvestama sellega, et ta nii-öelda, kui ta tõesti siis liitub väiketootjate skeemiga suvel, siis ta nii-öelda riskib sellega, et siis ta väga tegelikult ei riski, kui ta kindel on see, et ta läheb väiketootjaste skeemi. Aga kui ta mingisugusel põhjusel mõtleb ringi, siis on natukene jamasti. Aga mis jama siis on? Tulevad vähendamised tõenäoliselt. Sest rohestamise nõudeid ta siis sellisel juhul ei täida. Rohestamise seda ühte nõuet. Talle ei tule sanktsioone. Jah. Aga mingisugused vähendamised, ega talle tõenäoliselt täissummat ei pruugita ikka välja maksta. See ongi see, et ta ei täida nõudeid. Sanktsioonid on erinevad. Jah, kui see nii on, väga tore. Mina seda niimoodi välja ei ütle. Sest mina ei tegele ka nende karistuse sanktsioonidega, sellepärast ma seda välja ei ütle. Nii. Aga nii ta on. Küsimusi veel?
ka seda pilti te juba nägite. Siin ei ole ka minul midagi rohkemat rääkida. Kui vaid seda, et kas need vallad jäävad siis metsavaldadeks või mitte, ehk siis seda on hiljem kuulda. See pilt... Vallad kokku lähevad midagi, mitte selle ala peale ja teine vald kokku läheb, siis Vot ma ei oska seda öelda, seda me oleme ise ka arutanud, et kui nüüd tõesti liitub metsavald ja mitte metsavald, et mis siis saab? Või siis teine variant on see, et keelame ära, võt ei saa liituda need, kes ei ole metsavallad. Jah. Tõenäoliselt ta läheb selle piirkonna tingimusest väljapoole, et ta kehvendab piirkonna tingimusi, siis peaks ta välja viskama. Jah, praeguse seisuga see tõenäoliselt võib nii minna küll, et need arvestatakse ümber siis selle ja vaadatakse üle sellega. Noh, ei... Ja, tõenäoliselt see oli siis, kui neid ümber hinnati, et siis nad said veel esavaldadeks. Küll aga hilisemad valdade liitumised, neid enam ei arvestatud, et vallapiirid jäid paika ja vastavalt sellele sai siis toetust. Siin metsavaldade juures ma tahan veel rõhutada seda, et kuigi jah, kui taotleja on enamuses oma pindalast on metsavaldades, siis ta ei pea neid ökoalasid oma taotlusel näitama. Küll aga need maastikuelemendid tuleb taotlejal kirja panna niikuinii. Ehk ühesõnaga need kaks on täiesti erinevat asja. Et seda tuleb kindlasti üle rõhutada endale ka arusaadavaks teha, et olenemata sellest, et ta ökoaladest on vabastatud, peab ta maastikuelemente deklareerima siiski. Jah. Nagu siin ka hommikupoole öeldi, et see protsent on praegu veel lahtine. Kui ma praegu ütlen, siis enamus on üle 50. Aga mis see täpne protsent saab olema, eks seda siis täpsustatakse. 2 kohta peale koma siis, jah? Ma ei oska seda öelda, võib-olla arvestatakse täis protsendiga, aga nagu siin ka enne öeldi, et see protsent vaadatakse ja pannakse kirja, mis see siis täpselt olema hakkab. Praegu on PRIA-ni on jõudnud info, et peab olema üle 50%. Praeguse seisuga, jah. Aga nüüd me jõuame nende säilitatavate maastikuelementide juurde. Need säilitatavad maastikuelemendid ju tegelikult olid juba siiamaani. See loetelu täieneb järgmisest aastast ja neid elemente deklareerima ja säilitama peavad hakkama siis kõik, kelle maal need elemendid või objektid asuvad. Säilitatavad maastikuelemendid on tegelikult 4 tüüpi. On loodusüksikobjektid, kinnismälestised ja siia on välja toodud millised kinnismälestised, mitte kõik. Pärandkultuuri objektid, ka jällegi mitte kõik. Ja siis on need viimased, ehk siis need PRIA poolt kaardistatavad elemendid. Ja siin on 6 konkreetset objekti. On põllusaar, puuderida, hekk, metsasiil, kraav ja kiviaed. Need on need 6 elementi, mida meie siis ootamegi, et taotlejad meile kirja annaks ja mida me ise ka tegelikult juba kaardistame. Nüüd nendest 4 ainult see viimane on see, mis saab olla ökoala. Ökoalana ei lähe arvesse loodusüksikobjektid, kinnismälestised ja ka pärandkultuuri objektid. Need on lihtsalt toetusõigusliku pinna sees ja neid taotlejad kirja andma ka ei pea, sest need on juba olemasolevatel kihtidel. Need me lihtsalt arvestame kui võimalik põllumassiivi sisse, kui selle objekti ümber on ka siis toetusõigusliku maad. Ainukene, mis siin tõesti kattub selle pärandkultuuri objektidega, on siis kiviaed. Ehk tegelikult on ju nii, et nendes kiviaia tingimustes, see, mis on selle säilitatava maastikuelemendina kiviaed, on kirjas see, et nad saavad olla kas pärandkultuuri objektid
või siis toetusega taastatud kiviaiad. Ehk nii-öelda üks kattumine siin nende pärandkultuuri objektidega tuleb. Aga nagu te näete, seda siia sellesse nimekirja toodud ei ole, seda kiviaeda. Ehk ta tegelikult on nii, et ta nii-öelda pärandkultuurina, üksi pärandkultuurina ei läheks arvesse, ta läheb nii-öelda just selle PRIA kaardistatava elemendina. Elementidel on kõigil oma mingisugused miinimumid ja maksimumid. Ja kõik need miinimumid ja maksimumid arvestatakse elemendi põhiselt. Ehk neid arvestatakse tervikuna. Kui me räägime nüüd, kõige lihtsam näide, seda ma olen ka korduvalt seda näidet toonud ja enamus teist võib-olla seda on ka kuulnud, et toome lihtsalt näite, et on 0,5 hektarit on põllusaar, või ütleme, hektar on põllusaar. Kivihunnik mingisugune. Ühele taotlejale ja pool hektarit, teisele taotlejale teine pool hektarit. Kas siis see, nii-öelda see element on toetusõiguslik või ei ole? Ei ole, täpselt. Ehk ühesõnaga, olenemata sellest, kui suur osa jääb ühele taotlejale, kui suur osa jääb teisele taotlejale, elemendi me arvestame tervikuna ja element tervikuna peab jääma nende elemendi piiridesse. Ehk põllusaarel see pool hektarit. Kui ta on hektar, mingisugune üle poole hektari, kui ta on pool hektarit, siis taotleja peab ikkagi meile, kõigepealt ta peab üle vaatama seda, et kas see element on meil juba ära joonistatud. Ja teine asi on see, et kui ta ei ole ära joonistatud, siis ta peaks selle ise kirja andma. Ja isegi siis, kui ta meile on ära joonistatud, peab ta andma meile teada, et ta tahab seda põllumassiivi sisse. Sest lausaliselt meie niimoodi neid põllumassiive ei muuda. Me muudame põllumassiive selle alusel, mida taotleja meile on öelnud. Kõik elemendid on meil nii-öelda eraldi kihile joonistatud, mis me praegu juba ära joonistanud oleme ja jätkame selle tööga. See kiht on ka avalikul veebikaardil kõigile näha, on olemas ka Ebriasse kiht. On säilitatavate maastikuelementide kiht. Ehk ühesõnaga selle kihi pealt näete ära, millised elemendid on juba praegu ära joonistatud. Ja maastikuelementide kaardistamisega meie oleme ise juba ammu tükk aega tagasi alustanud, oleme enamus kiviaiad ära kaardistanud ja oleme ära kaardistanud väga suures ulatuses ka põllusaared. Ehk ühesõnaga see töö on meil juba väga suures ulatuses tehtud. Küll aga meil on kõik ülejäänud, veel 4 elementi on vaja joonistada, ära kaardistada ja see töö praegu ka käib. Praegu hetkel me tegeleme nende Kesk-Eesti põllumassiivide uuendamisega. Kui olete vaadanud PRIA avaliku veebikaarti, siis näete, et seal Kesk-Eesti on täiesti puhas plats. Need põllumassiivid ongi hetkel uuendamisel. Kui need põllumassiivid on uuendatud, tulevad nad avalikule veebikaardile tagasi ja me joonistame nendele kohe ka need maastikuelemendid ära, mida me oleme ortofoto pealt näinud. Absoluutselt. Kas te veeseadus alusel jõgedest mõõdate selle piiriga 10 meetrit eemal? Seal ei ole ju haritavat maad, seda ei tohi töötada, see on veekaitsevöönd. Jah, seal on see veekaitsevöönd. Meie joonistame elemendi, mis on kraav. Me joonistame elemendiks ainult kraavi. Aga põllumassiiv saab olla nii-öelda siis kraavini välja. Põllumassiiv võib olla. Küll aga teine asi on see, et milline on see, nii-öelda see taotleja haritav maa. Seal taotleja peab tõesti jätma nii-öelda selle varu sinna sellele massiivile. Põllumassiiv, iseenesest on see, et kui me võtame nii-öelda kraaviservast põllukultuurini, siis kui ka seal on näiteks rohumaa, siis ta on toetusõiguslik ikka. Aga lihtsalt PRIA mõistes on ta toetusõiguslik, aga taotleja teab, et ta ei tohi siis seal seda osa harida. Just. Et muidu vastasel juhul me ei saaks ka seda kraavi kuidagi talle sinna põllumassiivi sisse arvestada ja siis ta ei saaks seda jällegi omal sinna nii-öelda elemendina või ökoalana arvestada. Ehk ühesõnaga siin tulevad mitmed asjad mängu. Aga jah, kuna see veeseadus ka muudetakse, et siis vastavalt sellele kindlasti võib tulla mingisuguse muudatusi, aga me täpselt ei oska veel seda öelda, mida see kaasa võib tuua.
seda on räägitud tükk aega, et meil on nii-öelda see natuke teine, mis seal need taotlejad eeldavad. Ma ei oska öelda, millal see kiht saab, mida taotlejad ka tegelikult eeldavad. Ma võin selle järgi uurida ja selle teada anda. Ma praegu ei oska seda öelda. Küsimusi veel? Nii, aga siis lähme edasi. Ma näitan teile paar näidet, enne kui lähme siia nende konkreetsete elementide juurde. Siin on üks hästi ilus kena põllumassiiv. No näed, see on väga ilus massiiv. Nii. Pindalaga 10 hektarit. Nüüd saime uue ortofoto. Ortofotol on näha, on puud peale kasvanud. Tigime puud välja. Pindala väheneb 0,5 hektari võrra, sest need puud olid seal 0,5 hektarit. Siiamaani, see, mida ma praegu siia näitan, on see, mida me siiamaani teinud oleme. Nüüd tulevad uued tingimused. Taotleja annab teada, et võt need puud siin, seda ta tahab endale põllusaareks saada. Joonistame ära maastikuelemendi. Te näete, et see valge ala on seal ikka, et ta on auk, on ikka. Ja pindala ikka muutunud ei ole. Lihtsalt on lisandunud nii-öelda see augu täide maastikuelement oma 0,5 hektariga. Nüüd taotleja on siis nii-öelda teada andnud sellest, jah, et ta tõesti tahab seda omal massiivi sisse. Täidame siis nii-öelda augu massiiviga ka ära. Ja pindala suureneb uuesti, tagasi 10 hektarile. Nüüd, kui tuleb kevad ja tuleb taotlusperiood, siis, no küll ta ikka tuleb. Kunagi see kevad tuleb ikka. Jah, ega kevad sellest tulemata jää. Tuleb taotlemisperiood, 2. mai, taotleja vaatab, et ahah, tal on siin viljapõld, tal on seal põllusaar, väga hea, annabki selle omale ökoalaks kirja. Pindalaga 0,5 hektarit. Nii lihtne see ongi. Mismoodi taotlusvormil nägema välja hakkab? Taotlusvormil on nad täiesti eraldi vormil. Ehk ühesõnaga, kui siiamaani on olnud, on nii-öelda see PT50, mis on siis see põhivorm, PT50A, mis on põldude loetelu, siis tuleb, ma arvan, et see ei ole nüüd muutunud, PT50B, mis on siis ökoalade loetelu, kuhu tuleb panna kirja kõik nende ökoalade numbrid, pindalad, tüübid ja nii edasi. Maastikuelemendid on nagunii juba sellised elemendid, mis on ära deklareeritud, nad on juba registris ja nendest maastikuelementidest saab taotleja valida need ökoalad. Et neid maastikuelemente ta ei pea mitte kusagil taotluse peal näitama. Ainult ökoaladest räägime taotlusel. Jah. Küsin, et kui põllumassiiv pannakse taotluse peal 10 hektarit, kontroll, see on pindala kontroll, ja mõõdab selle ökoala 0,59 välja. Mis siis toimub? Kui nüüd tõesti see ökoala... Mina olen võtnud seda 5 järgi. Mis toimub? Jah, aga siin on see, et samamoodi nagu põllumassiiviga on. Et selles mõttes, et ega siin midagi väga erinevat ei ole. No siin on jah niimoodi, et see, selles mõttes, et kui on see 0,5 hektarit, see alati saab öelda täpsustada siin, et see pindala ei ole sul nii suur või ta on veel suurem. Sest meil on nii-öelda kaardid on teatud ajast. No nüüd Kesk-Eesti on sellest aastast, aga enamus Eestit, ülejäänud Eesti on ju kõik järjest vanemad. Siin Lõuna-Eesti on meil aastast 2011. See on tõesti väga vana. Me joonistamegi selle nii-öelda ortofoto alusel, mis meil näha on, aga selle ortofoto põhjal võibki see olukord olla muutunud. Siis siin tulebki mängu see deklareerimine, et vaadatakse üle, taotleja poolt vaadatakse üle need, kas meie poolt juba joonistatud elemendid või joonistatavad elemendid, ta ise annab teada ja siin ongi taotlejal võimalus öelda, kui suured need pinnad tegelikult on. Saabki öelda ju
PRIA on pandud kaudselt või? no Minul on üks küsimus, et kas me hakkame siis kõik tootjad peaksid hakkama, kellel on need saarekesed sinna PRIA poolt pandud ja tahab selle maastikuelemendi sisse, ta ei pea panema selle sisse. Ta võib selle panna sisse. sa mõtled sinna põllumassiivi sisse? No deklareerima tegelikult peab. Ma pean, siis me kohustame seda tegema. Ja samal ajal selle 0,5 andnud mul PRIA. Aga kui ma nüüd ei deklareeri, ütlen, et ei ole seal, või suuremaks joonistuda. Põllusaar ei saa nii-öelda olla üle poole hektari. Kui pindala läheb üle poole hektari, siis võetakse see massiivist välja. Kui nüüd PRIA määrab Ja. 0,5, Just. aga ma ei taha seda, mõtlen, et ta on 0,51. Ja kui sa tead, et on üle poole hektari, no siin neid variante on tõesti mitmeid. on eksinud, võtta see piiri peal, Jaa. kõige hullem see, et inimesel ei ole kõrgtehnoloogilist GPS-i ja see ei ole 4-kandine ruum, mida No üldiselt on see, et kui nüüd on antud kirja ainult nii-öelda maastikuelemendina, teda ei deklareerita ökoalana, siis on praegune seis on see, et ma ei tea, mis on karistustest saab, aga väga suure tõenäosusega seda ei mõõdetagi koha peal. Lihtsalt kontrollitakse, kas ta on olemas või ta ei ole olemas. Seda, et kas ta nüüd on nii-öelda silmaga vaadatakse, kas ta on 0,49, 0,50 või 0,51, seda ei suuda keegi hinnata. Kui on antud ökoalana ta kirja, siis tõenäoliselt mõõdetakse see ka üle. Ja siis peab olema juba kindel, mis see pindala on. Need, kes on piiri peal, võiksid ikkagi väga kriitiselt vaadata oma pinnast. Ja, seda kindlasti. Seda kindlasti. Et kui nüüd... Jah. Maastikuelemendid saavad omaette numbri. Selles numbris on 2 esimest kohta on tähelised. Need viitavad, mis elemendiga on tegu. Näiteks ütleme metsasiil, siis see lühend, nii-öelda see number algab MS ja siis tuleb 6-7 kohaline number järgi. Kogu see number tuleb siis taotlusele kirja panna. Aga kas ta kuidagi seostub ka selle põllumassiivi numbriga? Ta on lihtsalt on see, et ta asub põllumassiivil. Nüüd siin on see, et kui me räägime, praegu ma räägin ainult nii-öelda sellest pabervormist rääkisin. Mis puudutab e-PRIA-t, siis ka e-PRIA-s on võimalik kõike seda taotleda, kõiki neid taotlusele kanda. E-PRIA-s ei pea ise midagi nende potentsiaalsete ökoaladega ise joonistama. Tuleb joonistada ära ainult põld. Ja kõik elemendid, mis kattuvad selle joonistatud põlluga, mis sobivad ökoaladeks, märgitaksegi nii-öelda potentsiaalseteks ökoaladeks ja need kantakse koos põldudega taotlusele ja siis seal taotluse peal on võimalik teha nii-öelda ette linnukesed, et millised nendest joonistatud või kattuvatest ökoaladest soovitakse taotlusele ka siis märkida. Et nii-öelda e-PRIA-s väga palju teeb juba e-PRIA ise ära selle taotleja eest. Küll aga e-PRIA-s on nüüd seis selline, et seda pindala, mis seal on, et ütleme, et ökoala on 0,5 hektarit, siis seda pindala muuta ei saa seal. On see pindala, mis on konkreetselt joonistatud kattuvana selle põlluga. Ehk kui on nii-öelda põlluga kattuvalt joonistatud näiteks siin selle puhul näiteks 0,2 hektarit, siis ongi ökoala pindalaks 0,2 hektarit. Suurendada ei saa, vähendada ei saa. No saab suurendada selles mõttes, et saab põllupindala suurendada ehk joonistada rohkem kattuvaks selle ökoalaga. Siis on variant see, et ei pane seda ökoalana lihtsalt kirja seal. Ja ei, maastikuelement sa deklareerid juba enne seda, enne taotlemist. Ja. Ökoala tuleb taotlusel. Ökoalad on nii-öelda need rohestamise üks nõuetest. Kui sa ei ole vabastatud, siis sa pead kirja panema nad, aga sa ei pea neid kindlasti nii-öelda just võtma neid elemente, sa võid arvestada ka praktikat. Peaasi, et see ökoalade protsent täis tuleb, kas siis harimispraktikate või elementidena, ükskõik. Peaasi, et see 5% täis tuleks ja pigem juba siis rohkem kui 5%.
iseenesest avaldusi me võtame vastu ka pärast seda, küll aga me enam ei garanteeri seda, et me saame kõik need avaldused ja need elemendid ära joonistada selleks aastaks või 2015. aastaks. Avaldused võtame loomulikult vastu. Aga lihtsalt on see, et see 1. märts, kõik avaldused, mis on tulnud 1. märtsiks, nendel me teeme kindlasti kõik need elemendid ära 2015. aastaks. Et saab juba taotlusele kanda. Veel küsimusi? Kui 1. märtsiks ei tee, kaardi veel ei ole, siis ma ei peaks võtma, ma ei ole eksinud. No Peale 1. märtsis teed, siis ma ikkagi peaksin ka veel taotlust tegema. põhimõtteliselt jah, no siin ongi see asi, et viimane kord, kui komisjoni käest seda üle küsiti, siis oli see, et need elemendid tuleb kirja anda. Kui need elemendid ei ole kirja antud ja kohapealne kontroll avastab, et need on taotleja kasutuses oleval maal, siis see põhimõtteliselt läheb kui kirja panemata maana kirja. Võib ikka küsida. Tähendab, kraav tavaliselt on 2 maa vahel. Jah. 2 põllumassiivi vahel. Jah. Aga element peaks kuuluma 1 põllumassiivi juurde. Aga te käsitlete elementi ju tervikuna. Jah. Nii, ma deklareerin, siis ma teen 1 põllu peaks lähen sisse sinna. Aga teine põllu on teise põllu. Mina näen terve selle välja. Ja kirjutan sinna juurde selgitada. Et pool kuulub mulle ja pool kuulub. Jah, just. Nii ta ongi. Et massiivi sisse, nii-öelda konkreetselt näiteks sinu massiivi sisse saab ainult see, millel sinul on õigus. Jah, absoluutselt. Ega me kraav ei teegi 2 ju. Kraav on ikka üks tervik, aga põllumassiivi sees, nii-öelda taotleja põllumassiivi sees on see osa, mida tema, mis on tema osa nii-öelda sellest, tema maal. Jah. Just. Jah. Aga taotluse peal ta ei lähe seda? Maastikuelemendi number on tegelikult nii-öelda, see on see sama, mis tuleb nii-öelda ökoalale. Tegelikult tegemist on ühe sama objektiga. On ta nii-öelda maastikuelement põllusaar või see põllusaar nii-öelda ökoalana siis. Et sellel, see ongi nii-öelda selle sama ala number ja selle sama ala tulebki panna siis nii-öelda, et ta tahab seda ala saada endale ökoalaks taotlusel. Kui ta läheb ökoalana, siis ma panen selle numbri kirja. Ja. Kui ta ei lähe ökoalana, siis ma ei Just. kasuta seda numbrit. Ei, täpselt. Nii ta ongi. Tahate veel küsida? Aga siis mul on veel teine näide ka siin. On sellised massiivid. Kõik need sinised on nüüd sellised kraavivahedega või kraavidega massiivid. Väga tüüpiline. Kuna kraav on ju maastikuelement, saab olla toetusõiguslik, siis kõik need kraavid saab deklareerida maastikuelemendiks. Saab toetusõigusliku pinna sisse. Taotleja nüüd peab aga ütlema siis seda, et kas ta tahab nende omal põllumassiivi sisse ka saada. Et kui me näiteks meie oleme nüüd need kraavid juba ära joonistanud. Aga kas te joonistate? Kui me jõuame, siis jah, joonistame. Praegu hetkel me joonistame neid, mis on nii-öelda Kesk-Eesti massiividel. Ja järjest siis paralleelselt sellega tegeleme ka taotleja avaldustega. Kesk-Eesti, mis maakonna? Kesk-Eesti natukene ülemine osa Tartust, siis on Jõgeva, Järva, Viljandit, ma ei tea, kas ta võib-olla äkki natukene puudutab. Pärnu külje alla läheb ka välja. Jah. No peaaegu Pärnuni välja on Kesk-Eesti. Absoluutselt. Et selles mõttes ongi see, et ega meie igale poole ei jõua kevadeks. Ja siin tulebki taotlejad peaksid meile teada andma need, et millised on need tema kasutuses või tema omandis oleval maal need elemendid. Seda peaks taotleja siis ise meile ütlema. Et kindlasti ei tasu seda ootama jääda, et äkki meie joonistame ära. Kui me siiamaani ei ole ära joonistanud, pigem andku kirja ja saab ta ära tehtud. Aga on ka neil niisugune küsimus, et kui nemad sel aastal ei tee seda eesriias, et ei ole kaardi peal, kas siis jälle saab teie juba neid sisse joonida? Sa mõtled praegu neid elemente? Ja, ikka. Ei jõua ise, neil on nii palju põlde, ei jõua seda teha, nad võivad parem teid teha.
ei no selles mõttes ikka, et kui ta annab meile avalduse, et me joonistaks ära elemendid, siis loomulikult meie kanname nad ju ikkagi registrisse ja kanname nad kohe kaardile. Et selles mõttes, et me teistmoodi ei saagi. Meie ei saa ise seda nii-öelda paberil edasi joonistada, jätta. Aga kas taotleja võib teha teile lihtsalt avalduse, et kogu minu põldudel palun välja teha kõik need asjad, pärast poleks jama. No iseenesest põhimõtteliselt jah, aga selliste avalduste ülevaatamine võtab meil kordades kauem aega, mis tõttu lihtsalt mõned teised jäävad siis võib-olla oma avaldustest ilma. See on võõras mure. Aga see 5%, kuidas see, mis hetkel või kuidas, kas see jookseb mingi protsent kuskilt välja automaatselt või igaüks peab ise arvestama? Praegu deklareerimisel ta ei pea mitte mingisugust protsenti arvestama. See, mis puudutab nii-öelda taotlemisel seda 5% ökoalasid, siis kui ta esitab paberil, siis ta peab ise niimoodi kalkulaator kõrval seda arvutama. Kui mis puudutab e-PRIA-t, siis e-PRIA arvutab selle välja. Punased kohe ees kogu aeg tuksub. Jah, vot siin ongi see häda ainult, mis on nii-öelda meie e-PRIA-l, et jooksvaid arvutusi, see ei võimalda. Ehk tuleb pidevalt nii-öelda vajutada nuppu seda kontrolli andmeid, edasi kontrolli andmeid, lisaks sellega, et annab seda nii-öelda, et kas on juba see protsent või nüüd protsent ei vasta sellele nii-öelda 5%-le või et on väiksem, annab ta igasuguseid muid teateid ju ka. Et selles mõttes, et need teateid on terve suur pikk hunnik seal. Et selle tõttu peab seda kindlasti nii-öelda õiget kohta sealt otsima, et mis seal siis on. Ja teine asi on see, et samamoodi ka seda, et kas taotleja peab üldse nende taotlusele kantud andmete põhjal neid ökoalasid eraldi veel märkima. Ka seda ei saa e-PRIA automaatselt kohe öelda, vaid ka see käib nii-öelda selle kontrolli andmeid nupu kaudu. Jah. Et kui sellele maastikuelemendile tuleb 2 tähte ette ja pikki olunumbreid, et kas ma pean nad käsitsi ei. Ja. Nendega on jah täpselt niimoodi, et kui sa joonistad ära põllu, joonistad kattuvalt nende elementidega, siis sa ise ei pea mitte midagi kuhugi kirjutama. Siis kõik need elemendid, mis sobivad ökoaladeks, nende numbrid kantakse juba kohe taotlusele. Et ise neid kirjutama ei pea. Paberil jah, peab kõike seda ise kirjutama. Järgmine aasta paberkaardid välimus tugevalt muutub. Sinna nende paberkaartidele tuleb ka ökoalade või potentsiaalsete ökoalade loetelu kõikide nende numbritega, mis seal on. Nii et sealt saab neid siis ka nii-öelda taotlusele kanda. Et need saab sealt kätte. Nüüd järgmise aasta taotluskaartidest, kui ma siin juba korra rääkima hakkasin, siis kõik taotluskaardid, kus on peal potentsiaalseid ökoalasid ehk massiivi maakasutuse tüüp on põllukultuurid või mustkesa, siis kõikidele nendele massiivide trükitakse A3 kaart. Kõik kaardid on ühelehelised. Et selles mõttes, et üks massiiv, üks leht. Ehk ei ole sellist ilusat, kena ülevaatlikku kaardikomplekti enam, nagu siiamaani ta oli. Ehk ühesõnaga, et nii palju massiive ühel kaardil, kui siiamaani ära mahtus ja nii edasi, et A3, A4. Järgmine aasta on kaardipakk kindlasti tunduvalt suurem. Kuule, aga siis metsasus ei tule välja. See paberi peal läheb ikka kõva mets ära. Jaa, aga siis ongi see, et loodame, et järgmine aasta on e-PRIA protsent veel suurem, siis 2016 on paberikulu veel väiksem. Sest nendel, kes see aasta taotlesid e-PRIAs, nendele kaarte nagunii koju ei saadeta. Ja see aasta e-PRIA protsent oli väga palju suurem. Kui eelmine aasta oli see kuskil 28, siis see aasta oli see juba ligi 55. Nii et nagunii on juba selle paberikulu on tunduvalt väiksem. Eks me peame kuidagi kompenseerima siis seda see aasta, et suurendama seda paberikulu. No neid nii-öelda genereeritud kaarte, neid me ei pea säilitama. Küll aga jah, neid nii-öelda taotluskaardid, mis tulevad tagasi, seda me peame säilitama. Ja meil, ma ei tea, uudiseid olete lugenud, me ju kolime ju. Ei, sinna peaks siis paa ju mitte PRIA. Sinna meie ei lähe. Nii, aga see selleks. Me lähme Tähe tänavale. Mis seal on? Meil see lõpeb rendileping ära tulla. Just.
selleks ajaks ehitus. no näed, uudiseid ei loe. Aga see ei olnud tänase koolituse teema. Jäin pooleli siin sellega, et taotleja peaks meile teada andma, kus on või milline on siis see, et millist massiivi ta siis soovib saada. Praegu siin selle näite puhul, mis ma siia seinale näitan, moodustaks 6 massiivist 1. Jääks 1 massiivi number selle 6 asemel. Aga seda tuleks kindlasti taotlejatel ka avaldusel ise teada anda, et ta seda tahab. Või ta tahab ainult näiteks esimest 2 kokku, teist 2 kokku. Et ühesõnaga, millised need massiivid kokku peaksid minema. Taotleja, võib-olla siin on katastripiirid ka vahel, võib-olla on siin 3 erinevat omanikku. Ja ta sooviks niimoodi, et selle ühe omaniku maa oleks koos ja järgmise maa, ta tuleks kohakuti, aga mitte ei tuleks 1 massiiv. Ka see on täiesti võimalik, et siin on võimalik jätta ka need 6 massiivi alles eraldi numbritega. Lihtsalt suurendadagi niimoodi mõlemad poole võrra poolde kraavi. Et lihtsalt saab ka niimoodi teha. Ehk ühesõnaga, kui taotleja annab meile seda teada, et ta tahaks 6 massiivi 1 saada, siis me jätamegi 6 eraldi massiivi, aga viime lihtsalt kokku. Sest me ei tea, mida taotleja võis mõelda siin. Kui taotleja tahab, annab teada, et ta tahab seda 9 saada kõike. 9 on ka täiesti võimalik. Ka see on võimalik. Aga siis tulebki ise kalkuleerida, et kuidas see siis nüüd parem ja mõistlikum on. Ja kui on tegemist siin siis põllukultuuridega, siis kraavid saavad ju olla täiesti ilusti kenasti ökoalad ja kõik need 5 kraavi saab ta märkida siis ökoaladeks. Kraavil võib olla puid ja põõsaid, aga teatud ulatuses. Seda me räägin kohe siis, kui kraavide juurde ka jõuame. Nii. Aga lähme edasi. Jõuamegi kohe nende elementide juurde. Esimene element on põllusaar. See jutt siin on tuttav. Ma arvan, et väga paljudele. Põllusaarel on kõige kindlamad reeglid selles osas, just nende pindalade osas. 0,01 hektarit kuni pool hektarit. Väiksem on nagunii toetusõiguslik ja suurem enam toetusõiguslik ei ole. Siin võivad olla puud ja põõsad, rohtunud kivihunnik, võib olla mingisugune lihtsalt loodusliku taimestikuga ala, mida siis harida ei ole võimalik. Kõik need alad sobiksid nendeks põllusaarteks. Hukkunud puid asendama ei pea. Hooldustöid siin on kirjas, et põhimõtteliselt võib teha, aga üldilmet ei tohiks oluliselt kahjustada. Iga selle sama elemendi juurde on mul siia toodud 2 tingimust. Millal ta saab olla maastikuelement, millal see saab olla ökoala. Siin praegu maastikuelemendid ja ökoalana mingisugust erisust ei ole. Mõlemal puhul on nad ainult põllumaal ja põllumaaga ümbritsetud. Seda võimalust, et oleks näiteks kivihunnik püsirohumaa peal, see ei lähe. Aga kui tõmbad see kivihunniku ja püsirohumaa vahel paar radradeid läbi. Ja siis ümbritseb seda põld juba. Kui on põhimõtteliselt nii, et on seal ümbert haritud sellel põllusaarel, siis on kõik okei. Aga ta peab kindlalt olema ümbert haritud. Ümbert haritud kui 0,3 hektarit. Ei, sellist tingimust ei ole, et kui on ümbert haritud, siis on ümbert haritud. Ja. Aga kui ütleme selle mitte seal tagapoole ei ole mitte püsirohumaa, aga on näiteks riigimets ja siis teisel pool on tood ja põld ja tõmbavad siis kivihunniku ja riigimetsa vahele 2 ladradaid. Kui see on sinu maa seal, siis on kõik okei. Kui sa lähed nii-öelda riigimaale, siis kas sul on kasutusõigus selle osas? Jah, võt siin on see, et taotletakse ka riigimaale ilma kasutusõigust omamata, aga
vot need tulevad nagu kontrolliga välja. ma mõtlen seda, et senini on ju PRIA-l joonistatud need joonega välja, eks senini. Elemendid, jaa. Ütleme, kataster oleks nagu katastri järgi olnud sellisel pool kiviunikud jooma, aga PRIA-l on senini, ta ei ole ju kiviunikud. Jaa. No siis ongi see, et kui taotleja annab teada, et ta tegelikult haris nüüd sealt teise poolt kivihunnikud ka üles selle, siis jah, täitsa okei. Jah. Küll aga see on see, et kui me ortofotolt ei näe seda, siis tähendab see lihtsalt kohapealse kontrolli. Kui me ortofotolt näeme, et sealt on ümbert haritud, siis ei ole probleemi. Siis joonistame selle kohe ära. Teoreetiliselt jah. Me rääkisime eelnevalt Põllusaarest, kust peavad olema puud ja põõsad. Kas me saan õigesti aru, kas siin peavad ka olema puud ja põõsad, kui on ainult rohtunud kivi? Kas see läheb Põllusaare alla? See läheb Põllusaare alla. Kuid ta peab kindlasti olema loodusliku taimkattega ala, mitte puhas kivihunnik. Ja. See ei ole kindlalt eelduseks, jah. Jah, aga siin on ka öeldud lihtsalt seda, et muu looduslik taimkatte või rohtunud kivid. Siin veel see Olavi silla küsimus. Nii. See 0,501 või no kuidas to kõik on? Pärast isegi käib sirkliga või kingiga on üks mõõdamine, mida näitab kepsi, aga isegi kaks korda mõõdamine. Ma võin ise ka ju kepsuga käia. Näitab ühe, viia tuleb. Aga ma tean, et kui ma püüan lõuan, et tuleb teist korda mõõta, siis no siin on alati variant see, et kui ta on piiri peal, tee väiksemaks, pole probleemi. Aga siis anna kirja. ei, no siin on vastupidi. Siin on ju teisipidi lätata. Väiksem on kõik korra. Kui ta on, ei, selles mõttes, et kui ta praegu on täiesti piiri peal 0,51 näiteks, siis ta juba praegu nagunii ei lähe nende tingimuste alla. Ja sa võid ta väiksemaks teha, et ta läheks nende tingimuste alla. Siis mõne kivi viib minema sealt ja mõne puu viib minema nii, et on siis pidanud. Aga lähme edasi siin nende piltide juurde, näidete juurde. Te saate küsida siin veel küll ja veel. Meil on pikk päev ees. Nii, siin on üks Põllusaar siis. See Põllusaar on vot see siin. Mis te sellest arvate? Kas see sobib? Aga need? Need on nagu nii juba see. Kui nad on üksikud puud, siis nad on nagunii juba toetusõiguslikud. Nad võivad olla ka siin näiteks loodus üksikobjektid, mis teeb nad veel rohkem toetusõiguslikuks kui niisama üksikud puud. Aga üksikud puud muidu on juba nagunii toetusõiguslikud. Ehk see pilt on täiesti okei. Elektripostid siin, need on nii pisikesed, need ei ole kõrgepingeliini postid. Need on ka alla 0,01 hektari, toetusõiguslikud maa sees. Kohe varsti näeme neid. Nendega on natuke teine jutt. Seda piltidega siin juba nägite enne. Selle kohta ütlete? Põllusaar on küll. Täiesti toetusõiguslik. Siin selle juures, selle ma olen ise ka üle mõõtnud, mitte reaalselt looduses, vaid ortofoto pealt, jäi 0,5 piiridesse, oli seal mingi alla 0,2 vist oli isegi. Muidugi selle objekti kohta on nagu raske öelda, et mis seal ümber on. Püsirohumaa või? Siin on väga selgelt näha, et põld on ümber.
see on see, et juba nende värvivahest, siin selle pildi pealt nii väga hästi välja ei tule see, aga kui vaadata ortofotot reaalselt nii-öelda seal meie selles, kas seal siis avalikul veebikaardil või teie ei saa vaadata ka meil selles nii-öelda programmis, siis on need värvivahed on selgemalt tulevad välja. Ja siin on selgelt näha seda, et see siin osas on heintaimed, värvivahe hoopis, ja siin on põld, küntud põld. Testis, konkreetselt sellist näidet ei ole testis. Ei ole jah, aga ma olen neid ortofotosid vaadanud ja seal on ju erineval perioodil neid tehtud ja näed neid täpselt samamoodi pruunina neid piltida. Selles suhtes see värv ei ole kindlalt oma kogemuselt ütlen, see on ortofoto pealt selgelt, täiesti kindlalt põllukultuur. See on põld. Jah, igatahes jah, testis, kui on, ma pean natukene mõtlema, vaatama seda, et mis seal testis täpselt oli kirjas, aga loomulikult ma võin selle märkida sinna ära. See ei ole probleem. Kui see õhuslikult on siis üle 0,5, siis ma saaks seda teha sobivaks, ma pinnan seda rohkem üles, et need ääred oleks ülendavad. Täpselt, jah. Või teine asi on see, et ta teeb lihtsalt toetusõiguslikust pinnast välja. Aga see põllu suurus ei ole seal öeldud, et mul põld on mingisugune 0,6 ümberring ja see on 0,5, siis tuleb 1,1. Jah. Seda nii-öelda minimaalset põllu suurust ei ole määratletud. Jah, massiivi miinimumpindala on 0,3 hektarit. Kahe peale kokku. See lihtsalt ta peab ikka olema põllumassiivi kirja. Jah. 0,5 ta peab olema ikkagi eelnevalt kirja. Ta peab massiivi juures olema see element. Seda on alla 0,3, siis ta ei ole massiiv. No praegu ei ole kuskil öeldud seda, kui palju peab olema elemendi ümber põldu, et saaks massiivi. Seda ei ole kusagil öeldud. Ta võib massiivi sees olla ka mitu põldu teinud. Ja, absoluutselt. 0,1 ka olla. Seda ei venita välja, 0,1. Kui siin oleks mingisugune hoone sees, kui on lihtsalt mingisugune väikene hoone, siis ei ole probleemi. Selle hoone me lõikame lihtsalt välja sellest elemendist. Jääb augu sisse auk. Varemed täpselt samamoodi. Ka mingisugune väikene lombikene tiigikene võib seal rahumeeli sees olla. Kui aga on seis selline, et on tiik, mille ümber on natukene puitpõõsaid, siis seda ei lähe arvesse. See ei lähe arvesse. Aga kui nüüd saarlased oma Saaremaa peal need kadakate vahed kõik ära harivad niimoodi 0,5. Kui ta üles harib, jah, siis on. Kuidas ta seda täpselt teeb seal kadakate vahel, seda ma tahaks näha natuke. Ma nüüd täpsustan korra, et kui sa nüüd ütlesid, et kui on nüüd veesilm või ütleme, et siin on nüüd see vesi või see, ja tal on küll ka puud ja ta jääb sinna nurga, siis ta ei lähe elementi arvesse või see veesilm mõõdetakse välja. Kui enamus sellest Põllusaarest on tiik, siis, seda peame täpselt nii-öelda vaatama siin või mis nii-öelda, kuidas see nii-öelda see Põllusaar, mis selle nii-öelda teke on. Kui aerofotolt aru ei saa, et seal tiik on, siis on kõik okei. Vähemalt nii kaua, kuni nii-öelda kohapealses kontrollis vaadatakse, et seal suur lamp on. Jah, aga seda ei näe ortofoto pealt ka. No siis võib olla, aga seda peab vaatama nii-öelda konkreetse olukorraga, et kui on mingisugune selline näide, võib selle julgelt minule saata, saame selle üle vaadata ja ei ole probleemi. Saan siis öelda konkreetselt, kas see on või ei ole, siis saab olla või saa olla element. Nii. Ka seda pilti te olete näinud juba. Mis te sellest arvate? Ja, põld ümber ringi, puud põõsad on peal.
ta on ikka väga väike. See on ümbert haritud. Jah, siit pildi pealt jah, seda tõesti praegu ei näe, kas sealt tagant on haritud. Aga tegelikult on ta ilusti kenasti ümbert haritud. Suurus siit ei näe, aga selle ma kontrollisin ka ortofotolt järgi, sobib täiesti. Aga nüüd on üks selline pilt siin. Ja siin on 3 tingimust, miks ta ei saa olla element. Mis need 3 on? Liiga suur, nii. Püsirohumaa. Ei, ta võib olla püsirohumaa. Ja, aga sellepärast ongi siin jah ja ei. Ehk ühesõnaga, kui suurus sobib, tegemist on põllukultuurid 1-aastased heintaimed, pole probleemi. 3. asi on see, et põllusaard ei saaks olla sellepärast, et ta kui nii-öelda tagant ei ole haritud. Aga seda me ka siit ei näe. Ja. Et nii-öelda need on need 3 asja. Kui aga ta tegelikult kõikidesse nendesse tingimustesse sobib, pole probleemi. Iseenesest väga ilus puudepõõsastega ala. Tõenäoliselt see küll on jah suurem kui 0,5 hektarit. Jah, sest need on nagunii toetusõiguslikud ja ega neid me massiivist välja ei võta. No võt see on nüüd see, et kui püsivalt ta nüüd sinna jääb. Kui on lihtsalt nii-öelda heinapallid ladustatud 1 aasta, et sügise poole veetakse ära, see ei ole üldse probleem, sest see need võivad ka massiivi keskel olla. Aga kui nad on püsivalt ja nad hakkavad juba kõdunema sinna, siis see tõenäoliselt hakkab seda saart suurendama. Mis tõttu see võib üks hetk olla see, et kui sa viid liiga palju sinna kõike seda sodi, noh. Kui ei lähe liiga palju, ta on ju väga ökoloogiline, seal on putukad elavad. Kui suurus väga oluliselt ei muutu, siis jällegi ei ole probleemi sellega. Aga siin on veel paar näidet Põllusaare kohta. Nii, Põllusaar on vot see siin, potentsiaalne Põllusaar. Mis te sellest arvate? No haritud tee. Haritud tee, jah. Aga põlluteed kultuuri piirist kuni 2 meetrit lähevad ju ka pinna sisse. Ei no jah, aga sul peab olema ta ümber haritud ju. Siin on jah nüüd niimoodi see seis, et kui nüüd see rada, mis siia läheb järgmisele põllumassiivile siia, kui see on ainult näiteks see on kevadine pilt siin praegu ju, kui see on ainult siin kevadel sõidetud paar korda, see on ainult 1 aasta sõitnud, pole üldse mitte mingisugust probleemi. Kui ta siin on ka põld tal tegelikult ümber haritud, ka siit ta tegelikult harib, jällegi pole probleemi. Saab täiesti ilusti kenasti olla see Põllusaar. Kui ta tegelikult ümber selle Põllusaare ei hari ja kui ma vaatan seda ortofotot, siis selle pildi järgi ma ütleks, et ta pigem ei hari seda ümbert. Sest kui vaadata neid harimisjooni, siis need lõpevad ära siin ja sinna taha ta väga ei kipu minema. Siis ta sellisel juhul ei sobiks. Kui ta sealt ümbert harib, mida selle pildi pealt täiesti 100% kindlusega ma ei saa ka öelda, et kas ta harib või ei hari, siis sellepärast on see nii-öelda jah ja ei. Järgmisest aastast on külvatud, siis pole üldse probleemi. Ja kontroll läheb ka peale. Kontrolli käivad nagunii. Aga kuidas need Põllusaared, kas need nüüd riikliku haritava maa statistikat ka muudavad? Kui meie käest edaspidi küsitakse, et milline on haritav maa, siis jah, tõenäoliselt küll. Jah. Eks see sõltub seda, et kuidas meie käest küsitakse seda, et kui me saame alati võtta ka nii-öelda nende maastikuelementide pinna sellest haritavast maast välja. Et noh, kuidas seda statistikat küsitakse, ma ütleks, on praegu siin see võtmeasi. Ja, kui nad võtavad ÜPT, siis on nagunii, siis ei saa neid elemente kuskilt välja arvestada, et sest ÜPT aluses pinnas on nad sees. Jah, siis nad vaatavad tõesti, et kust nüüd sellised pinnad tulid, on ju.
see on võimalik. Kui nad meie käest seda kõike küsima hakkavad, küll me ka ükskord neile seletama hakkame, et jah. Aga nüüd need kõrged, nii, siin on kraavid. Need on ka sees kõik. Need on toetusõiguslikud. Sa mõtled siin need? Kõik lähevad. Need. Kraavid on igal pool toetusõiguslikud. Nii püsirohumaa peal, nii põllukultuuridel. Nii et see nagu ei määra üldse tähtsust siin praegu. Mis seal, kas seal on harimisjäljed või ei ole harimisjälgi? Põllusaared on ainult põllumaal. Aga need kõrgepingeliini mastid nüüd. See peaks mõni põõsad olema. No siin natukene midagi isegi vist on näha, siin mingisugune mänd või midagi sellist. Kõik sisse. No miks ta ei lähe? Kõrgepingeliini mastide alune plats pole kunagi põllusaar ega element. Olgu seal puud või põõsad, olgu seal kivihunnik. Kõrgepingeliini mast, selle ümbrus ei ole kunagi põllusaar. Ja need mõned sendid. Ja. Aga selline see seis on. Siin on jah, selle põhimõte on see, et kuna nende mastide ümbrust hooldab ju nende mastide, kes iganes neid hooldab ühesõnaga. Neid, kui selline on võsa tekkinud, võsa võetakse maha, seda ümbrust iga mingi perioodi tagant mürgitatakse, puhastatakse. Et just seetõttu ta ei ole toetusõiguslik. Kui see masti alune, kui see mast on lihtsalt, ütleme, mingisugune hästi väikene ja selle ümbert haritakse väga ilusti kenasti ja selle pindal on alla 0,01 hektari, siis ta võib olla juba oma nendelt tingimustelt nagu nii toetusõiguslik. Aga me räägime just praegu siin nendest suurematest, mis on vähemalt 0,01 hektarit. Siis nende puhul on seis nii, et neid ei saa toetusõigusliku pinna sisse. Aga läheks selle pildi juurde tagasi. Nii. Kui seal ei ole nüüd kõrgepingeliini postid. Jaa. No, näiteks midagi sellist siin, ainult selline mast. Siis on täiesti okei. Jah. Ainult kõrge pingelis, jah? Ainult need nii-öelda suured mastid, suured postid. Aga kui on kogu aeg nüüd olnud mul see põllusaar ja nüüd pannakse post peale, mast peale. Ja kui nüüd ehitatakse ja mast pannakse peale, siis edaspidi ta ei ole toetusõiguslik. Kui mast ehitatakse peale, pole ta enam toetusõiguslik. Täpselt samamoodi on ka kõikide tuulikute, mobiilimastide, kõikide selliste objektidega. See ventilaatorite alune maa, selle saab põllusaareks teha. Mida sa mõtled ventilaatorite all? Sama see, mis tuult teha. Ja, ei saa. Aga siis väheneb, kui juhuslikult ehitatakse sulle sinna peale, siis sinust sõltumatult siis väheneb sul põllupind, siis küsitakse raha tagasi. Aga ta väga juhuslikult ikka ei ehitata. Et selles mõttes, et kui on tehtud siis selline kokkulepe, et niimoodi või nad tulevad, ütlevad, et võt, nüüd paneme masti püsti. Jah, siis vähenebki pindala. Aga siis, minu küsimus on lihtsalt see, et kui siis juhtub, et mingi protsent läheb lõhki, et siis maksab tootja raha tagasi. See tähendab siis seda, et toetusõiguslik pind väheneb näiteks. Siis tulevad mängu need tagasinõuete reeglid, 100 euro piir ja nii edasi. Võib juhtuda, jah, et tuleb tagasinõue, kui see jääb selle üle 100 euro piiri. Et massiivipind väheneb siis sellisel juhul. Ja siis muidugi, et on taotletud suuremale pinnale, nagu ta siin on siis need asjad. Veel küsimusi? Lähme edasi. Siin on 2 objekti. Seal saab ümber harida veel. Kui saab ümbert harida ja ta seda ka teeb, siis muutuks see punaneiks, selleks kollaseks
või see roheliseks õigemini. Ehk ühesõnaga sellisel juhul oleks ta toetusõiguslik. Nii kaua, kuni ta jääb siia selle, et ta sealt teiselt poolt ei hari, siis nad toetusõiguslikud ka ei ole. Põllusaarega on nüüd praegu kõik. Kas tahate küsida selle kohta? On see aru saada, mis on põllusaar, mis ei ole põllusaar? See nüüd on see maastiku element. See on maastiku element ja kõik need samad tingimused lähevad praegu ka ökoalana arvesse, sest maastiku element ja ökoala saab tulla ju. Ei. Kui ta ei saa olla maastiku element, ei saa ta olla ka ökoala. Põllusaar on üks ühele, et selles mõttes, et see, mis on säilitatav maastiku element, saab olla ka ökoala, sest neil on täpselt samad tingimused. Aga see variant on põllusaar kraavi äärel, sellist varianti siin praegu nendes näidetes ei ole, aga tegelikult elemendid võivad olla üksteise kõrvuti, aga nad peavad vastama siis kõikidele tingimustele. Ehk ühesõnaga, kui on näiteks nii, et on põld, põllusaar, kraav, siis teisel pool kraavi peab olema mis? Põld. Aga kui see põllusaar ja kraav nüüd on ja sealt põllusaar ja kraavi vahelt ei lähe läbi põld, kas nüüd on põllusaar ja kraav? Nad saavad olla niimoodi kõrvuti. Täiesti koos, et sealt ei pea olema vahe. Põhimõtteliselt nad võivad olla kõrvuti ja sealt ei pea olema läbi haritud, kui on teisel pool vastab tingimustele edasi. Teisel pool ei pea olema minu põld, võib olla Ja. Võib-olla, aga ta peab kõik mitte püsiroomuna. Ja. Nii kui teisel pool on näiteks on seal 6. aastat üheaastased heintaimed näiteks või 6. aastat, siis ta muutub püsirohumaaks. Kesa 6. aastal ei lähe püsiroomud. Kui see jääb edasi selleks põllukultuurideks, siis ei ole probleemi. Aga kui selle saare ja kraavi vahel on 50 meetrit, see on nagu koos. Saare ja kraavi vahel 50 meetrit. No põllusaar maas. Kui on põllukultuurid, siis on ikka, see on täiesti okei. Aga nagunii me joonistame selle põllusaare eraldi objektiks ja kraavi eraldi objektiks, et elemendid on nagunii eraldi. Elemendina lähevad nad eraldi, Ja. kui nad võivad koos eksisteerida. Jah. aga ma ei saa aru, miks on nüüd teisel pool kraavi olev maa seotud selle objektiga, selle põllusaarega siin pool. Et üldjuhul on räägime Siis tuleb naabriga suhelda. Nüüd hakkad äkki rääkima. Ja, no siin on lihtsalt see, et kui nad on niimoodi, et nad on kõrvuti seal, siis nad peavad vastama nendele tingimustele, et ta saaks olla. Teine variant on see, et kui siis oleks see, et siis saaks olla element ainult kraav, põllusaar ei saa olla. Kas te avalikustate naabri telefoninumbrit? Meie ei avalikusta naabrinumbreid. Ega sa ei pea seda tegema, aga lihtsalt see on see, et kui sina tahad teada, kas see saab olla, siis nii ongi. Või siis teine võimalus on see, et ongi sa esitad avalduse ära selle ja meie vaatame, mida see teine taotleja on sinna kõrvale märkinud. Ja vaatame, kas saame selle elemendiks märkida või ei saa elemendiks märkida. Ongi. Põllusaar lühend tõenäoliselt on BS, jah. Need lühendid ei ole minu teada veel täielikult kokku lepitud, need võivad veel muutuda. Praegu ei pea neid elementide numbreid märkima mitte kuidagi. Praegu tuleb märkida ära, et koht, kuhu sa tahad seda elementi joonistada, milline on, mis elementi sa tahaksid, et sellele kohale joonistatakse, mis selle pindal on. Ja, need annab juba valikust, just, kui e-PRIAs teha. Kui teed paberil, ka see variant on täiesti olemas, siis tuleb ise märkida need. Nii. No siis sa pead ise näitama ära, et see on see ja see on teine. Ja. Lihtsalt kaardil näitad ära, aga e-PRIAs seda ei pea kuidagi märkima, et ei pea nummerdama neid. Kui ta praegu kaardi peal kastab niisuguse ülemine ja vasakpoolne. Nii. Aga ma olen kindel, et ma nüüd haritasin ja teen ära, et kui ma joonistan selle saarele niimoodi, et näha
pääsen sealt tee ja saare vahelt, aga te ütlete siis, et ei, see ei ole. Esiteks on see, et plaane me registrisse ei kanna. See peab olema juba siis haritud. Sest meil võib olla see, et kui sa esitad avalduse selle kohta, et see on meil, on nüüd juba niimoodi haritud, siis võib homme päev tulla kontroll kohale ja vaadata, et tegelikult sul ei ole ja sa ei saa seda elementi sinna sisse. Järgmine aasta kui oli. Jah. Ei loe, siin ei ole mitte mingit vahet. Põllu suurus ei loe siin, massiivi suurus ei loe. ÜPT puhul ei ole, see on KSM-i puhul. Aga seda riba ei loeta ökoalaks ega ka maastiku elemendiks. No seda peab vaatama. Nii. See on KSM-i nõue. No kui ta loomulikult. Aga ta on põllumaal. Jällegi, see on selline konkreetne juhtum, et seda peab vaatama konkreetse juhtumi põhjal. Kas ta saab olla või ta ei saa olla. Sellise avalduse võiks tõesti rahumeeli meile esitada. Ja, sellised avaldused, kui ei ole taotleja kindel, kas ta võib seda esitada või ei või esitada, siis ma ütleks seda, et kindlasti esitagu, me vaatame üle, kas ta sobib või ei sobi selleks elemendiks, arutame läbi, kui ei sobi, ta saab sellest teada, kui sobib, siis on ta ära joonistatud. Mis takistus tal olla saab, ta on B-tähe, ta on põllumaal all on see riba, mis saab järgi. Kui ta on B, siis otseselt jah, tal ei tohiks olla mitte mingit takistust, jah, sest ka B1-aastased heintaimed, ka nendel asuvad need põllu või puude grupid saavad olla toetusõiguslikud. Jah. Need ongi need B1-aastased heintaimed. Jah. Põllusaart, aga kuna on nüüd tegemist vanade talukohtadega, et praegu on nagu massiivist ka sinna see juurdepääsu teed nagu välja. Tegelikult ega seal nüüd teed enam nagu eriti ei ole, et nende variantide puhul Põllusaarel ikkagi need ka teed ei ole mitte mingisuguseid muudatusi, need jäävad täpselt nii, nagu nad siiamaani olnud on. Ma ei kuulnud täpselt. Kui olukord on teine looduses, siis loomulikult tuleks teha muudatusettepanek selle kohta. Ja, kui näiteks on tõesti see tee on üles küntud, et seal enam mitte mingisugust liiklust sinna nende vanade hoonete juurde ei ole, loomulikult tuleks selle kohta teha muudatusettepanek. Kas sa oskad öelda ka, mismoodi PRIA käitub nüüd selle Põllusaare suhtes, mis on kraavi ääres, teisel pool kraavi oli vist see naabri. Ja kui ta nüüd taotlemise hetkel ja järgmine 2 aastat ongi seal põllumaa korras, 3. aastal näiteks see naaber ta rohuma. Siis minu selle maastiku elemendi Põllusaar tõenäoliselt läheb massiivist välja. Kraav jääb alles. Ma ei oska seda praegu öelda, aga see on iseenesest, on tõesti, see on nagu loogiline, et ta jääks selle vääramatu jõu alla, sest sina ei saa mõjutada seda, mida sinu see naaber teeb. Väga õige tähelepanek ja siit ongi see küsimus, et miks arvestatakse seda naabri tegevusse teisel pool kraavi? Sest elementi me peame arvestama tervikuna ja kuna ta peab vastama elemendi tingimustele, siis selle tõttu tuleb siin naaber mängu. Samamoodi on ju ka näiteks see, et kui sul on sina ilusti harid omal selle Põllusaare ümbert, teine seal naaber, mõtleb ahlasta kasvab võssa, sul on massiiv seal ja nii edasi. Et see järjest hakkab see puude osa seal suurenema. Kui see Põllusaar lõpuks naabri tõttu läheb üle 0,5 hektari, siis samamoodi see mõjutab ka sind.
jah, kuni sinu pool enam ei ole midagi, on ju, siis oleks see nagu see, et põllusaar on kahe tootja vahel, siis ta pool on ühele, pool teisele, siis ta peab ikka 0,5. jah, absoluutselt. No põhimõtteliselt saad pooleks teha, aga sa pead nii-öelda vahelt läbi harima. Aga laiust pole ju, ühe põllale ei ikka saa. No kui sa teed vahelt läbi harid, siis ei ole probleemi. Nii, sa mõtled siin seda siin. Nii. Ja nüüd on seal on näha, et puudele äärte on jäetud nüüd rohuriba. Jah. Aga kui see ei ole PR, kas siis ta läheb minule kui põllu, see puude rida läheb minule kui elemendina kirja või? See sõltub sellest, milliselt me näeme seda ka ortofotolt. Mul üks näide tuleb siin ka täiesti nende sellise konkreetse olukorra kohta, aga ma räägiks seda hea meelega puude rea juures. Siin on väga hästi näha ja seal tundub nagu oleks vaske seal kirja ja veel seal ääres. Puuderida võib püsirohuma servas olla, jah. Aga ma räägin seda siis. Aga ma arvan, et äkki siin enne kui edasi lähme, teeme väikese pausi.